Tegi stressi võib-olla vahepeal ei pruugi tajuda, sest sa oled nii kirega teed, on ju. Ja et siis vooseisundis ideaalis 120 minutit, väike paus ja päevas mitte üle 3 vooseisundi tsükli teha, ehk siis, mis sa matemaatiliselt tuleb 4,5 tundi või. Muidu kurnab kõige kiiremini läbi. No seda vist räägitakse ka, et 8 tunnisest tööpäevast umbes 4-5 tundi sa oledki üldse produktiivne. Rootslased tegid ju katse, ma ei tea, kas sa oled kuulnud või? Ammu Mis juba. katsest räägid? Vähendasid tööpäeva pikkust. Sotsiaaltöötajatel, hooldekodudes ja mingites kohtades veel tegid 6 tunni peale, vähendasid ja tulemus oli see, et produktiivsus kasvas kuni 25% 2 tunni tööpäeva lühendamisega. Kas see ei või omakorda nagu stressi tekitada, vaata, et sa pead nagu, sa nagu tagakuklas mõtled kogu aeg, ma pean olema vooseisundis, sest et muidu ma ei jõua ju 6 tunniga asju valmis ja siis tegelikult nagu omakorda nagu tööstressi ei tekita või? Absoluutselt. Tea, mis see võtmesõna seal on? Ei tea. Sõna pean. Iga kord, kui inimene ütleb sõna pean, vallandab keha veidis kortisooli. Ja see on nagu sellised väiksed asjad, ma püüan kinni, on ju. Ehk ma valin, ma tahan, ma otsustan. See on kõik see, et mis maailmas on, siis loeb, kuidas ma asjadele lähenema, on see kavatsus seal taga. Et kavatsus, et kas ma pean, ülemus tuleb. Nii, mul on vaja, et sa lähed tood Tartust mingi asja ära, on ju. Ja sa lähed sinna jalgsi, on talv ja ma annan sulle kummikud. Tuleb sulle, ütleb nii, saab minema jalgsi Tartusse ja tööasja ära tegema, need kummikutega sinna kõnnid on lumega. No mis sa mõtled, siis mõtled, täiesti segane, mida ta mult nõuab, on ju. Lähed närvi, stress on ju kõik see. Siis tuleb teine vend. Sa on mul tasuta kummikud või? Ma saan värskes õhus kõndida, trenni teha, liikuda, justkui vaba päev ja samal ajal kuulata, mida iganes tahan poodus. Muidugi ma lähen. Vaata, siit tuleb see vallandus nüüd, et kas on stressi ajendil tehtud asi või on siis dopamiini või saavutuse või positiivse ajend. Töö olukord on sama, on ju. See tähendus, mis me siis andsime sellele. Müügis on ka võib-olla, et ma pean tegema, ma ei tea, 50 kõne päevas on ju versus see, et ma tahan teha 75 kõne päevas, sest ma teenin selle läbi nagu rohkem raha näiteks või aitan rohkem kliente. Kas töötad endale vastu või aitad kaasa ennast? Nii et ma saan ikkagi aru, kui selle vooseisundi juurde tagasi tulla, eks ole, tahtsin küsida, et kas see nagu siis tekitab stressi või ta võtab stressi, selles suhtes, et kas see on lihtsalt nagu mingite sõnade mäng või see päriselt nagu kuidagi mõõdetud ka või? Vooseisund. Jah, et ma mõtlen seda, et kas et see, kui ma nüüd kogu aeg vooseisundis töötan, et kas see võib tekitada rohkem stressi mulle või pigem ta viib läbi põlemiseni. Kui sa pidevalt oled, sellepärast, et ta nõuab organismilt nii palju neurotransmitterit asjade näol, seda fookust just, mis ta vallandab, aga ta on naudingu vormis, ta on ära peidetud ja sa naudid seda ja sa justkui ei saa aru. Ja sellepärast on Voo instituut, mis USAs ongi öeldud, et sa pead teadlikult võtma pausi sealt. Kas see võib olla põhjus ka, miks kodukontori ajastul inimesed on võib-olla rohkem, ma ei tea, tunnevad ennast läbi põlenuna, sellepärast, et kontoris sa ju lähed, ma ei tea, teed endale värske kohvi, vaatad aknast välja, keegi võib-olla tuleb su laua juurde, küsib midagi, et sa tuled sellest nagu seisundist välja. Ja ütleme, see on nüüd siuke teaduslik lähenemine, et 20 minutit ma lähen sinna sisse, 120 ma olen seal, on ju. Ja siis võiks oma chunkida seda niimoodi oma tööaega, on ju. Ja absoluutselt jälle üks hea asi, mis siit välja tuleb, mis ma mainisin, ma lähen tööle, ma võtan kohvi ja ma suhtlen inimestega. Me oleme sotsiaalsed olendid. Et kui me ei saa suhelda, meil on oksütotsiinist ehk lähedushormoonist on ju puudu, me oleme üksi, me oleme isoleeritud. See on üks suur võtmetegur esiteks aju vananemisele, kui me oleme üksi. Ja täpselt stress ja läbipõlemine, see võimendab väga palju. Lihtsalt see, et me oleme juba kodus üksi. Ütleme isegi, kui me järjest töötame palju, otsustame, et ma teen 3 päeva, on ju, teen vooseisundis, see on 8 tundi. Juba kurnan oma organismi neid hormoone, on ju. Ja siis ma olen üksi ka veel. Ehk et mis sest, et ma sain 2 vaba päeva või see, et nädalavahetusel puhkan välja, see ei ole nagu, see ei tööta. Teaduslikult see ei tööta. Ehk et jah, kontoris olemine, see vaheldus, see varieeruvus, aga seal juures peab olema ka kontoris segamata tööaeg, et keegi tule rääkima su laua juurde. On ju. No ma toon näite selle Neurovisoriga ka samamoodi, et me võtsime selle kontorisse, panime sinna lõunalaua nurka seda, inimesed käisid, tegid, keegi nägi, märkas jälle, näe, ints viskas endale selle valgusteraapia pähe ja siis pärast läksid, küsisid, kuidas oli, on ju, et sealt tekib selline orgaaniline suhtlus, on ju, mida sa viitad, on ju, et siis ikkagi inimesed omavahel suhtlevad, et seda nagu ilma asjata ei öelda, et ikkagi inimesed üritatakse vähemalt mingi poole
poole ajast kontorisse tuua, on ju, et see ikkagi aitab kaasa nagu teaduslikult. Ja ma olen Haamenkliinikus, ma olen õppinud, on ju. Seal on palju uuringuid, miks vanades 60. eluaastast järsku aju hakkab atrofeeruma ja kärbuma. Põhitegur, et need pensionärid on üksi. Ehk et reaalselt, kui me suhtleme, me treenime oma aju samal ajal. Plus vallandame igast häid hormooni, eeldudes, et suhtlus on terve ja on ju hea tahti. Ei ole negatiivne töökeskkond, eks. Okei, aga kui me nüüd võtame selle tööstressi, läbipõlemise, seal on mingisugused põhjused, miks need tekivad. Kui ma näen või millal ma üldse peaksin nagu tähele panema, et kuule, minu kolleeg vist on läbi põlenud või minu juht on läbi põlenud või üldse nagu ettevõtte juhina märkama, et mu töötajale, aga ei ole päris see, mis võiks olla. Mis nagu viitab sellele? Hakkab on ju siuke tulemuslikkus üldiselt on kohe näha, et kui inimene oli, võib-olla oligi eriti kui kontrastselt väga hästi sooritas või tegi tööd või ka keskmiselt või normaalselt ja järsku see langeb, on ju. Seal võib ka muu tervise probleem olla, aga igal juhul kohe tasuks märgata, midagi nüüd on. Või siis probleem lapsega. Mul on 2-aastane laps kodus, kes on kogu aeg haige, eks? Ja, või siis täpselt need tööd puudumised hakkavad, on ju. Ja tihti ongi see läbipõlemine, on ju. Ta ei ole ju, ma ei jää füüsiliselt haigeks. Ma järsku kuidagi olen apaatne, mind ei huvita miski, ma ei taha. Ongi tsükene jumala ükskõik. See on see tunnus sellest läbipõlemisest. Et see, mis enne või nagu, nüüd on nagu midagi huvitav, midagi teha ei suuda, ei viitsi, ei taha, on ju. Et ja siis ta hakkab otsima põhjendus, et võib-olla lapse pärast hakkab puuduma, aga järjepidevalt puudub, töö tulemused on ja lähevad kehvemaks ajas, on ju. Ja väheneb sotsiaalsus ka, et ta ei suhtle nii palju enam, on ju. Okei. Ja peaksime siis märkama oma kolleegide osas siis seda põhimõtteliselt, eks ole, kas ja kuidas ma saaksin üldse abiks olla või mis see nagu esimene samm oleks? Mulle hästi, kindlasti, et ütleme juba inimlikkuse tasemel, et võiks üksteisega suhelda, lihtsalt küsida, kuidas sul päriselt läheb. Päriselt, nagu kuidas sa päriselt tunned ennast.